Põlva päevade raames viime läbi siis järjekordset Kaitseliidu Põlva maleva avatud väravate päeva. Tegemist on juba mitte esimese üritusega, vaid neid üritusi oleme teinud ka varem ja tõenäoliselt jätkame seda traditsiooni ka tulevikus. Sellel aastal toimuvate avatud väravate päevade raames on meil erinevad õpitoad, näitused ja tegevused. On plaanis tutvustada Kaitseliidu ajalugu, siis minu selja taga oleva sidemasina tutvustus ja minu paremal käel oleva meditsiiniauto tutvustus. Lisaks tuleb välja ka üks Kaitseliidu jalaväejagu, kes siis imiteerib vähendatud vahedega metsalaagris paiknemist ja tutvustab seal siis oma tegevusi, relvastust ja iga võitleja siis on valmis ka rääkima lähemalt, mis on tema ametikoht ja mis selle ametikoha täitmisega, mis ülesanded sellega kaasnevad. Traditsiooniliselt on avatud meil Naiskodukaitse kohvik. Avatud väravate päeva eesmärk on tutvustada Kaitseliitu, Kaitseliidu eriorganisatsioone ja propageerida Kaitseliitu kuulumist. Sul on pannud sulle teppi kõppi. Saad palju koogi tõgutada. Korraldada. Siis ta mõtleb, et äkki saaks tuppa kuidagi ja siis ka midagi kannad siia nime ilusti peale ja siis 3 punktis käia templit koguda ja 13.45 on loosimine. Ja ongi kõik. Õhupalle saab. Kaitseliitu saab astuda. Selline korralik 2 koht, et avaldust kirjutada. Ja palju juba on võetud, palju on huvi tuntud ka? Ei ole võetud kahjuks veel ühtegi. Küll nad võtavad? Liikmete arv ei kasva praeguses seisma. Meil on siis täna selline lahe ülesanne, et on selline hulgitraumaga mehikene siin, et vaatame, kuidas inimesed reageerivad, et kellel kui palju kuskilt koolist meelde on jäänud inimese elu päästa. Siiamaani on päris hästi läinud, et lõpuni ära surnud ei ole. Kui ta hingab praegu ära ilusti, kiirelt, aga kui ta hakkab lõrisema, tunnetab hingelt midagi rakistab, suuga või puhas. Et siis, kui peatraumat ei oleks, siis mina julgeks pead kuklast. Näed, tuleb kõik oma kaameraga ja... Aga tule otsin pärast üles. Ma siin... Tere tulemast Naiskodukaitse kohvikusse! Meil on siin igat sorti kooke, võileibu, pulgakoogid, väga maitsvad, ostke härra. Sõdurisupp on tasuta ja pannkoogid saab templis sees. Supp ikka jätkub või? Supp jätkub. Jääb ülegi. Ja pannkooke ka veel. Kuidas minek on siis? Minek on väga hea. Kogu aeg on järjekord. Tervist! Praegu oleme siis jalaväe näidislaagris, et proovime
siin näidata võimalikult autentselt, kuidas me metsakeskkonnas meestega oleme. Osad mehed teevad süüa, üles on pandud telgid ja rahvale näitame praegu ka relvasid ja kuidas me metsakeskkonnas siis natukene puhkeaegadel saame oldud ja et kõigil mugav oleks. Kohvi keedame siin ja inimesi on palju, kes käivad, see on väga tore. Ja huvi relvade vastu on ka päris suur. Kõdrad ükselt. Kõige suuremaid relvi. In English? You speak English? You wanna try? Antud masina puhul on siis tegemist 39 aastat vana Volkswagen Iitusega, mis sai siis kolme peale ühiste jõududega ellu tagasi äratada. Ja sai siis tehtud nii-öelda käepärast vahenditega selliseks, et masinal oleks kaasas kõik eluks vajalik. Kui me lähme nii-öelda üksusena, oma kolmeliikmelise üksusena pikemale ülesandele, me suudame ligemale 5 päeva olla täiesti iseseisev üksus. Masinaga läks aega umbes 1,5 kuud. Sai tehtud auto täpselt selliselt, et oleks võimalikult kiiresti võimalik masin ära maskeerida, võimalikult kiiresti kokku pakkuda ja liikuda edasi järgmine ülesandele. Sul on need mitu tükki, sa oled siin valid liine, mis tahad. Selle võetad anda, siis sa võtad vajutad vänt, siis sulle võetakse vastu ilusti kenasti ja siis räägid. Võta proovi, võtad, siis tuleb. Siin on sideauto. Siin saab proovida kommutaatorkõnet telefoniga. Traadid on alla tehki veetud ja inimesed proovivad siis, kas saavad ühendust või ei saa. No ja kas saavad? No, kõik on saanud praegu. Asi töötab. On vana küll, aga töötab. Raadiojaamad, näitame inimestele, kuidas mida vaadatakse. Eelmisest laskmisimulaator eelmisest laskmisega, mis on sohutu ja huvi on hästi suur nendel, kes kunagi on lasknud ole ja loomulikult ka siis nendel, kes kunagi on mingit relva lasknud, et tahaks ka nagu proovida. Praegu on järjekord väikseks jäänud, vahepeal siin ikka 10-15 inimestega järjekord. Tegu on 120 mm miinipildudega. Optimaalne laskeaugus on sellel relval 2,5 kilomeetrit. Vastavalt moonale ja laengule saame laska kuni 8,5 kilomeetri kaugusele. Relv koos käruga komplektis kaalub 750 kilogrammi. Veavad seda meil Unimog tüüpi veoautod. Meeskonda kuulub 7 meest ja siis relvameeskondadega käib kaasas ka siis arvestusmeeskond ja põllu peal tulejuhid. Hoopis teine tegevus. Jah, sellega.